Kaasamine aitab kaasa sellele, et otsused, olulisemad otsused sisaldaksid rohkem ettepanekuid, sisaldaksid rohkem erinevaid nägemusi ja oleksid läbi sellega paremini ette valmistatud kui need otsused, mis pelgalt kabinetis sünnivad. Ja see ongi üks tavaline, normaalne, demokraatlik ühiskonna toimimismehhanism. Viimasel ajal on sõna kaasamine hirmus populaarseks läinud ja nagu selliste populaarsete asjadega, et siis sellised asjad mulle ei meeldi, mis on nagu moeteemad, moetrendid. Et kaasamine ei ole ju projekt omaette. Et nüüd mul on kaasamise projekt, et täna me siis otsustame, et me hakkame kõiki kaasama, et projektil on algus ja lõpp ja siis see projekt lõpeb ära, me oleme väga edukad olnud. Et viimasel ajal tundub nagu see ongi muutunud selliseks nii-öelda moeteemaks. Tegelikult on ju, et ei ole olemas kaasamist iseenest, vaid see on lihtsalt ühe ministeeriumi või riigiasutuse töö loomulik koostisosa, et midagi kvaliteetselt teha, selleks sa pead teadma, millega sa tegeled, sa pead teadma, mis turul toimub, sa pead teadma, kuidas üks või teine otsus mõjutavad erinevaid inimesi, ettevõtteid, keskkonda, mida iganes ja sa pead enda selle lihtsalt selgeks tegema ja seda ei ole võimalik mitte mingil muul moel teha, kui konsulteerides siis. Самое главное – правильно определить цель, что государственный служащий хочет добиться от общения с общественностью, с заинтересованными группами, с простыми людьми. Принесет ли это общение ему пользу в работе? Если цель правильно поставлена, то, разумеется, эффект будет очень хороший. Kui mõelda jälle selle sama inimese, ütleme, riigiametniku peale, kes asub eelnõud ette valmistama ja ta teab, et tal tuleb ka lõpuks sellega käia väitlemas Riigikogu komisjonis, siis ma ikkagi leian, et ka tema jaoks on hea neid riske teada natuke varem, mitte siis, et teise lugemise ajal või vahetult enne teist lugemist ilmuvad huvigrupid Riigikogu komisjoni nõupidamislaua taha ja panevad ta fakti ette, et teate, et kogu tema senine töö on olnud vale. Kasu on kindlasti väga mitmene, et jällegi sama asi, et loomulik viis, kuidas riik suhtleb oma kodanikkonnaga ja oma kodanike ühiskonnaga ja mida tugevam on see mehhanism, seda rohkem on ka riigile kasu sihukest. Teine asi on see, et see aitab erinevad diskussioonid varasemas faasis läbi pidada, mitte niimoodi, et kui eelnõu on kuskil lõpphääletusel, siis korraga nii-öelda avastatakse, et ohoi, et mis nüüd hakkab toimuma, vaid et see on juba varasemas faasis on ütleme selline diskussioon ka toimunud ühiskonnaga ja pärast on siis juba nii-öelda poliitiliste valikute, poliitiliste otsustamiste aeg. Ja siis muidugi võiks öelda seda, et see tähendab ka kaasamine võiks tähendada ka seda, et pärast on olemas rohkem partnereid, kelle kaudu on võimalik seda lahti seletada ja kes on valmis selles kaasa lööma. Ja ka sellest tõuseb tulu. Ega need, kelle sa oled nagu protsessis kõrvale lükanud, sellega ei lepi, et küll nad esitavad oma arvamusi siis, kui see läheb valitsusse läbi teiste ministeeriumite kooskõlastusringil, siis nad leiavad väljundi Riigikogu liikmete kaudu, et sa tegelikult pead sellega sama asjaga ikkagi tegelema. Üks väga hea näide kaasamisest oli kunagi 2005 kulges see protsess, oli turismiseaduse muudatused, kus see oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi alas, kus alustati sellest, et küsiti asjaomastelt isikutelt, mis on valdkonnas probleemid. Kaardistati probleemid ja siis nende lahenduste väljatöötamiseks moodustati töörühm. Jälle olid asjaomased isikud kaasatud, olid teavitatud protsessis sees, ütlesid oma ettepanekuid. See sai küllalt kiiresti, said need muudatused ka paberile ja minu meelest läks see Riigikogus läbi nagu lipsti, keegi ei pannudki tähele. Kui oli käimas tolleaegne tulevikukonvent, mis töötas välja Euroopa Liidu põhiseaduslikku lepet. Ja selles protsessis, kus ma olin Eesti valitsuse esindaja, olime me haaranud kaasa väga palju erinevaid valitsusväliste organisatsioone
keda me siis iga kord, kui mingit teemat arutati, kellega me samuti oma seisukohad läbi rääkisime, kellelt me saime sisendeid ja mis oli meile kindlasti abiks ka sellele, et pärast oli seda palju lihtsam ka ühiskonnas ühte või teist küsimust lahti seletada, sa ei pidanud seda tegema ise, sa said kasutada selleks ka neid organisatsioone, kes tundsid, et nad olid selles protsessis kaasatud ja väga efektiivselt kaasatud ja omakorda andsid ka väga hea panuse selleks, et see lõpptulemus Eesti seisukohast võiks olla nii võimalikult hea. Ma võin tuua näite, see on Sotsiaalministeeriumi valdkonnast, kui koostati strateegia narkoprobleemide lahendamiseks mitmeks aastaks ette, samuti HIV-nakkuse probleemide lahendamiseks, siis me võtsime aktiivselt sealt osa ja kõiki neid soovitusi ja kõiki neid arvestati. See on küll üsna juba mõne aasta tagune lugu, aga ma arvan, et siiamaani siiski kõige edukam, et elektroonilise side seadus on olemas selline, mis siis puudutab kogu telekomi sektorit, kus Eestis on teadupärast väga korralik konkurents ja kõigil turul olejatel olid kaheldamatult oma erinevad huvid selle eelnõu suhtes. Ja meil õnnestus sõlmida kokkulepe Info- ja Telekommunikatsiooni Liiduga, kes siis kõiki neid koondas, et meile esitate ettepanekuid mitte ükshaaval, vaid ITL võtab seisukohad kokku, kujundavad ühise arvamuse, sõlmivad siis omavahel kompromissi ja on partneriks meie seaduse tegemisel ja selle küll kiires oli Euroopa Liidu eelnõu või regulatsioon, mida me pidime üle võtma ja meil õnnestus saavutada tõesti väga mõistlik tulemus. Aga teinekord see uhkuse moment, nagu, eks ole, te olete noor ja nüüd tulete mingisugust vanaäti käest küsima, kes teid tuleb õpetama. Ma leian, et siin ei maksa midagi häbeneda. See ei näita teie lollust, kui te minu käest küsite, kui te arvestate seda küsimust. То, что общественность полагает, должно лежать на хрупких плечах государственных чиновников, это обычно женщины, то там и должно лежать. Но то, что общественность полагает и хочет разделить с государством, следует с ней разделить. Minu soovitus on katsuda saada inimesed ühise laua taha ja ühiselt läbi arutada. See annab, meie praktika näitab, et see annab kõige parema tulemus. Kuigi võib olla ka meie teinekord, näiteks mina eriti intrigeerinud vaid küsimusi vahel esitan ja ei ole üldse armastatud nende ametnike poolt, eks ole, kuid see teeb meil ühise töö meile kasu, ainult kasu tuleb. Ei maksa mingit via kanda ega midagi, eks ole. Et kompromissi leidmine. Teate, minu meelest ta kõlab keerulisemalt, kui see samm-sammud tegelikult aruteludes välja tuleb. Et on võimalik küll.